see peab olema selline inimene, kes nagu ei karda suhelda, julgeb kontakti minna, rääkida, keel, on ju. Ikkagi meie kontekstis siin vene keel peab olema nagu ikka vabalt. Nii palju, kui sa suudad ikkagi vestlust pidada ja seal nii-öelda rääkida, eks ole. Jah, ei tohi karta, on ju, pead olema suuteline ise üksikult või siis väikses tiimis kuskil üle maailma toimetama, niimoodi, et vahele ei jää, säilitama külma pea, eks ole, ise suutma otsustada kiiresti, kui vaja ja nii-öelda toimetada. Need on väga nagu tegijad inimesed. Need on poisid ja tüdrukud, eks ole. Meil on ju päris palju nagu naisterahvad, kes ju teevad nagu oma tööd ju super hästi. No luuremaailma klassika ju selles mõttes, et ega siis mõnikord meestele ligi saada, et sealt midagi välja pigistada, ongi vaja ju naisterahvast hoopis. Aga vaata, naistele ligi saada võib-olla on ka vaja naisterahvast, on ju. Ja eks see on jälle see teie enda sihitamise küsimus, et ära tabada see, mis siis tol hetkel kõige paremini mõjuda võib. Selge on, et eesmärgiks on võetud relvade vaikimine. No me saame aru sellest, et Ukraina kindlasti, Venemaa ei jäta Ukrainat rahule. Et see Putini lõppeesmärk, eks ole, Ukraina endale saada, mis iganes see siis vormis sõjaliselt või mitte sõjaliselt, aga tekitada olukord, kus seal oleks siis selline ala Valgevene laadne olukord, eks ole, nii-öelda riik, mida kontrollib reaalselt Venemaa, on ju. Sellest eesmärgist ta loobunud ei ole, on ju. Ja ma ei näe ka põhjust, miks ta nagu peaks loobuma sellest, on ju. Et isegi kui relvad vaikivad, isegi kui, siis see poliitiline sudimine Venemaa poolt, siis see jätkub vähemalt sama tempoga, et üritaks Ukrainat üle võtta siis sisemiselt, on ju. Kindlasti läbi mingite sisemiste protsesside. Et see olukord seal nii pea läbi ei saa, on ju. Jah, Venemaa poliitika meie osas ei muutu absoluutselt. Aga see teine pool, sõjaline oht? Siis peab vaatama, mis see pilt reaalselt on, et kui palju Vene ressursid jäävad seotuks Ukrainaga, on ju. Et selge on see päris tühjaks seda rinnejoont vedada, et ei saa ka Vene poolelt, on ju. Ja siis sõltub hästi palju meist tegelikult, et kas nii-öelda need riskid või ohud realiseeruvad, et kui tugevad siis me ise siin Euroopas oleme ikkagi, kui tõsiselt me iseenda kaitset võtame, kas need NATO plaanid, mis olemas on, kas need on tagatud siis reaalse ressursiga, et need hästi palju on nagu meie enda kätes ära teha, mitte et me ootaksime nüüd, et või peaks ootama, mida see vastane siis nagu teeb või tee või see, me peame oma käigud peame ikka ära tegema, et siis me oleme nagu julged. Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist.